täname šamaan Kotkasulge Linnateatri meistrit Evald Piirisilda suurepärase teksti eest. Teksti pealkiri on tänase päikesepäeva sõnum. Ei ole oluline, kas see oli eilse või on homse päeva sõnum. Ei ole tähtis, et inimesi, kes meie enesetunnet, meeleolu, toonust üles aitavad kruttida, kruvida, tõsta, tuunida, mis iganes sünonüüme kasutame. Iga niisugune tekst on hea. Iga niisugune tekst aitab kevadesse kulgeda, vastu pidada. Pealkirja lõpus Evaldil punkti ei ole. Tema vaba valik on tema püha õigus kasutada üleni suuri tähti selle sõnumi tähtsuse rõhutamiseks. Jäägu nii. Kõik suurte tähtedega tänane päevasõnum, küll aga me kirjutame kindlalt kokku päikesepäeva. Ilma kokku kirjutamata kuuluks see päev päikesele, mis ei ole ka halb. Ent kummatigi, kuna me ei soovi kirjutada näiteks, et meil kuulub supp kanale, mis juhtub siis, kui kana supp lahku kirjutada, siis ei ole tore ka see, kui ei ole meie päev, vaid kellegi teise. Niisiis päikesepäev, üks sõna. Korrastame teksti, kirjutame oma tänase päeva sõnumi. See on sinul siin. Meie tekst pärast korrastamist ei ole üldse eriti väga punane. Meie armas, kallis Evald on päris hea sõnameister. Ühtlasi tundub, et temal, kes ta äsja kirjastas, üllitas ja müüki paiskas uue raamatu Kotkasule sõnad, tema kõrval on keegi, kes mõjub väga turgutavalt koma majandusele. Täna hingan ma sügavalt koos tuultega ja ning ega või nende ette koma ei käi. Ja ma kuulen, kuidas maa süda koputab. Inimesel on absoluutselt püha õigus oma stiilile. Kui minult küsida, mis sõna mina eelistaksin, minu sõna siin oleks maa süda tuksub. Evaldil koputab aeglaselt, kuid kindlalt. Ta ütleb, toome jutumärkide alguse alla, seda metaprogrammiga teha äsja, niisiis teeme seda ise. Jutumärgid algavad alt, ära kiirusta, hüüumärk, see on käsk. Ära kiirusta. Kõik, mis on sulle määratud, jõuab sinuni siis, kui süda on valmis vastu võtma. Kirjutame siia vahele väikese sõna, seda. Süda on valmis seda vastu võtma. Alus öeldis, sihitis, määrus, paigas, nüüd. Täna on päev, mil nähtamatu kõneleb. Ehk vahetaksime tegusõna, laiendava sõna, kõneleb valjemini, palun, tohib, eks? Teeme nii, kõneleb valjemini kui nähtav. Super on see, et võrdleva kui ees tõepoolest koma ei ole.
sinu ümber on märke, mis võib suured sõrmed, väikesed klaafid, nii armas. On märke, mis võib olla pehme vari seinal, kummaline mõte. Järgmise lause osaga on teate mis lugu. Liitlause. Järgmine osa peab olema vahetult selle sõna järel, mille juurde ta kuulub, ehk siis tõmbame selle linnukese tahapoole ja lisame veel ühe sõna. Kuula. Ootamatu akna taga või sinu ees maandunud lind, kelle pilk peatub sinul. Ja ei olegi ees, kelle pilk. Jess, maandunud lind, kelle pilk peatub sinul. Need pole juhused, ütleb Evald. Need on sõnumid su teekonna sügavamatest kihtidest. Kui ma tõusen oma vaimuradadel, näen, tõmbame teise maa maha, kui ma näen maa, ja ühtlasi ühendame kaks lauset, ka järgmine lause on sellesama lause osa. Ja see kõlab nii, kui ma tõusen oma vaimuradadel, näen sinu kohal õrna hõbedast joont. Punkt maha nagu väikese tähega, kumagi ei taha. Ja läheb edasi hõbedast joont nagu siidine sall tõusmas kõrgemale ja kõrgemale. Järgmises lauses kasutame asesõna pikka vormi, sest ta ütleb kelle või mille. See on sinu hingetee. Võib olla see hingetee nii kokku kui lahku kirjutatud. See on sinu hingetee, mis on puhastumas. Vanad valud tahavad täna lahkuda, ära hoia neid kinni, hüüumärk, see on käsk. Lubamine on tugevuse märk. Tänane sõnum sulle. See nagu on ja nagu ei ole ka alapealkiri. Kui see oleks alapealkiri, siis jaa, ei tahaks ta punkti, aga ta nagu ikkagi pigem ei ole alapealkiri, ehk siis paneme punkti. Tänane sõnum sulle punkt. Puhasta end hommikuse rahuliku hingetõmbega ja joo klaasike puhast allikavett. Üks sõna, veeliik. Liigu täna aeglaselt, teadlikult ja ningega või nende ette koma käi. Ja kuula, mida ütleb sinu sisemine hääl. Kuula seda mitte hirmuga, vaid tõega. On vastandav vaid selle ette koma käib. Täna on päev, mil vaim avab sulle ühe ukse, mida oled ammu enda sees otsinud. Ma soovin sulle rahu, mis tuleb seest poolt, mitte väljast. Ma soovin sulle selgust, mis ei vaja tõestamist. Ma soovin, et täna jõuaks sinu ellu üks väike, kuid väekas märk, mis kinnitab. Kallis Kotkasulg on kirjutanud otsese kõne. Seesuguseks me tema nüüd teeme ka. Ehk siis, mis kinnitab koolon, jutumärgid algavad alt. Jah, koma, sa oled õigel teel, jutumärgid kinni. Lase tuulte tarkusel end kanda. Lase sellel õrnal tühik, lahku need sõnad, õrnal valgusel end puudutada ja tea,
et minu kotkasulg on täna sinu kohal. hästi ilusat päikese kokku päikesepäeva teile kõigile. olge tublid ja terved. hüüumärk. tänan südamest, Evald. mingu sinul hästi, mingu Linnateatril hästi. olgu vaatamata saviemulsioonile Raplamaa maanteedel, olgu vaatamata järjest selguvatele kibedatele tõdedele meil kergendus sellest, et tõed selguvad. tänan, naeratan ja õnnistan